Nii, tere hommikust kaasmaalased. Täna hommikul oli jälle selline huvitav hoog sees ja täna hommikul külastasime politsei ja Lääne-Harju politsei osakonda. Tahtsin saada nagu täiendavat informatsiooni asjade kohta, et kuidas peaks lähenema mingites olukordades ja et tegelikult Terviseameti lähenemine olukorrale ja soovitused, mis ta annab rahva tervise hüvanguks, on ju valed ja suisa kriminaalsed. Ehk siis Terviseamet tegeleb teadlikult rahva tervise hävitamisega. Kõik tema juhtnöörid ja asjad lõhuvad otseselt rahva tervist. Isolatsioon kui selline. Kui sa eraldad inimesed üksteisest ära, kogukonnad lammutad laiali, paned kõik eraldi tubadesse paika ja hoiad neid seal piisavalt kaua sees, siis nende immuunsüsteem langeb sellele keskkonnale, kus nad viibivad omaseks. Näide sellele on see, et kui Euroopa inimene läheb Aafrikasse pärismaalaste sekka, siis ta kannab endaga kaasas igasugu haigusid nii palju, et ta on tapvalt ohtlik Aafrika pärismaalastele. Lihtne loogiline. Kui inimene on pool aastat kilemulli sees omadega, teatud juhtudel on see vajalik, siis kui ta sealt mullisest välja tuleb, on ta otseselt haavatav ühiskonnas olevatele haigustele. Ja Terviseamet ütleb meile mida? Desinfitseerige käsi, surume mulli sisse, maskid ette, eraldatus ja kõike seda. Ja Tallinna linnas olen ma ka nüüd näinud mingid plakatid üleval, et ära mängi sõbraga kõrvuti, vaid hoidke 2 meetrit vahet. Vatti. Lapsed ei tohi mängida omavahel koos. See on nagu idiootsuse tipp ju tegelikult. Ehk siis kõik need näited on puhtalt sellele Terviseameti ja ka siis Tallinna linna. Otsene Tallinna linna valitsuse vastu tuleb ka politseisse minna avaldust teha, sellepärast, et nad on ju kasutavad bioloogilist relva rahva vastu. Ehk siis praegu tulin mina politseist välja, kus ma käisin kirjutamas avaldust, et Terviseamet ei ole 6 kuu jooksul suutnud vastata küsimustele. Terviseamet on informeerib iga kord oma kirja saamise järel, vastame 5 päeva jooksul. 6 kuud ei ole ühtegi vastust olnud. Ma olen saatnud circa 6-7 korda sama küsimust ja teinud igasugu avaldusi, päringuid. Käisin koha peal, vastust ei saanud. Ikka ei ole vastust saanud, vastus puudub. Käisin politseis, tegin avalduse. Terviseamet ei vasta. Miks ma pean seda ohtlikuks, miks ma pean seda rikkumiseks? Sellepärast, et kõik viited ja näitavad seda, et tegemist on otseselt rahva tervise kahjustamisega ja rahva tervise vastu bioloogilise relva kasutamine. Olukord ei eristu väga palju sellest, kui Ameerika kasutas indiaanlaste vastu, Google'ist saab selle just kätte, bioloogilist relva, kinkides nendele tekke, mis olid äkki kolladeväega nakatatud, ehk siis ta viis indiaanlaste kogukonda sisse nendele tundmatu haiguse, mille vastu nendel puudus immuunsus ja nad said kannatada sellest ja päris palju. Ehk siis, kui Terviseamet oma juhtnöörides käsib inimesed hoida eraldatud üksteisest, desinfitseerida, siis seeläbi hävitab ta rahva immuunsust ja langetab kogukondlikku immuunsüsteemi. Terve suvi otsa tegeleti sellega ja nüüd meil on sügis käes ja nüüd me räägime, et mis iganes kõike veel. Terviseamet on teadlikult hävitanud, et ta saaks meile mingi äbarik viiruse kurku suruda ja Terviseamet on mäda, valitsus on mäda, midagi tuleb ette võtta ja kuna kellelgi pole nagu püksi jalas nii palju, et seda midagi teha ei ole, kas me peaministril ka vist nagu kellukesi seal argi vahel ei ole, mida saaks nagu vasakule paremini kõigutada, mis killiseksid nagu kirikukellad, siis fuck it, ma võtan ette, ma ründan, lähen ees, mul pohhui. Ma tean, et mind üritatakse laimata, mind üritatakse mustata ja mis iganes, tembeldada vaimuhaigeks selle eest, et ma seda teen, aga kahjuks füüsilised näited on liiga suured ja ma ei ole nõus sellega, et mu väikene laps peab koolis, lasteaias käsi desinfitseerima päevas mitu korda. Kas keegi kontrollib, millist keemiat seal kasutatakse? Mis sinna sisse on pandud? Palju inimesi on üldse, kes meil aru saavad, mis asjad nendes pudelites sees on. Mina teen lõhna järgi vahet, mis on etanool ja mis on metanool.
Need on 2 väga erinevat asja. Aitab küll, avaldus on menti sisse andnud. Äärmiselt pull vastuvõtt oli muidugi, algul infolauas saadeti mind põhimõtteliselt pikalt, ütleme, persse. Ma ei andnud armu, surusin nii kaua, kuni mulle kutsuti patrull. Patrull tuli, murrame. Otsin, et okei, tere, et nad vaatasid peale, et ei ole agressiivne ja mina panin kaamera salvestama selle peale, kohe küsisin, et nagu, et kah asja või. Ja selle peale mind informeeriti, et majas sees ei tohi salvestama. Ütlesin, ma salvestama hakkasin selle pärast, et te tulite agressiivselt mulle peale ja ma olen elust näinud ja kogenud, et kui politseinik hakkab agressiivselt käituma, siis tuleb teda kohe kindlasti salvestada, sellepärast, et politseinik pärast kohtus ütleb kõike risti vastupidi. See on minu isiklik elukogemus. Mul olen ajanud politseiniku kohtupinki tunnistama ja siis politseinik seisab kohtupingis ja valetab. Ja mitte midagi pole sul teha, sellepärast, et politseinikud ja kohtunikud on mõlemad korrumpeerunud. Ja meie kui kodanikud peame massina peale neile vajutama ja korralena kutsuma. Meil ei ole enam ruumi kuskile taganeda, aga lasta endale pähe astuda. Ja mina ei lase endale pähe astuda. Ja mind ei huvita, et valdav osa ühiskonnas tahab olla lambad ja nendel peale lasta astuda ja topivad endale neid kuradi koera maske ette. Neid kuradi kaltsunartse. Ei. Seda sitta ma endale ette ei pane ja seda sitta ma endale kätte peale ei määri. See on vale ja meile on valetatud.